Mä olin vastu tahtmista, kuni viimeisen selvapilkuni Tallinnassa, sest mä luotsin, että rahuleping, mistä selmittäkseen, että se annaa iseseisvuse takaisin Baltian riikidelle, aga seda ei juhtunut muidugi. Ja siis mä olin Saksamaal valikuga, kas minna Kanadasse, millist reisi mä pidin ootama, vai tulla otse siia. Mä tulin sellepärast siia, että se on kotimaalle lähemä. Ja että saab keremini kotimaalle. Ja mulle pakuti ka Saksamaal töökohta, sakslased pakkusid. Nii et ma tulin siia ja ma tulin sellepärast siia, et Lübeckis 1945-6 Inglise tööminister käis informeerimas pagulasi artillerilaagris, kus ma olin. Ja küsis inimeste oskusi ja minä ütlesin, että minä olen raamatupidaja, että minä oskan raamatut pidada. Ja ta nõustusid ja kui ma tulingi siia, Bethhampton on Lõuna-Inglismaal, Havant ja Bethhampton on Portsmouthi vaheldel. Ja seal loodi üks 3000 liikmeline põgenikude laager, paltlased ja teised. Ja nii, et mina läksin sinna laagrisse, ma sain seal raamatupidajaks. Ja olin seal raamatupidaja ja kui laagrid likvideerusid, siis ma olin raamatupidajaks edasi. Meid eestlasi tuli Inglismaale 1945-6 5000. Ja sellest 500 ei jäänud võib-olla 2000 jäi järele. Ülejäänud suur hulk läks Kanadasse. Paljud läksid Austraaliasse. Londonesti selts oli tugev, aga tema oli seotud Eesti Majaga. Nad ei saanud iseseisvalt midagi teha. Nende tegevus toimus Eesti Majas. Ja muidugi Eesti Maja ise ei teinud mitte midagi, siin meil oli klubi, aga Eesti Majas soodustas, et kõik võisid siin teha. Londonesti selts, abistamise komitee, siis üliõpilased mälestasime ülikooli aastapäeva. Ja siis sõdurid muidugi pidasid oma sõdurite õhtut siin üks kord aastas ka. Kuidas meil oli meie koostasime kava, tolleaegne saadik kindlasti tuli, pidas meile kõne. Meil oli laulukoor siin, kes laulis, siis me kindlasti leisime nõnda nimetatud ilulugejaid, kes reklameerisid. Ja muidugi saadik pidas kõne või mõni teine pidas kõne, mul oli külaline kusagilt mujalt. Ja siis muidugi napsutati, käidi baaris ja rahvatantsul grupp esines ka, mitte iga kord, aga enamasti. Ja siis lõpuks tants oli ja me tantsisime siis ka. Ja meil oli meie orkester oli lätlastel, oli üks tantsaatorkester, käis meil siin ja see oli kõik. Mina igaüks teeb, et ma olen eestlase siin. Ja kuigi ma olen Inglise kodanik, see ei tähenda midagi. Ma tunnen ennast eestlase, mul on Eesti lipp siin praegu ka. Ja ma olen tänulik, et ma olen suutnud säilitada eesti keele. Ja samuti ma olen küllalt ka valdan inglise keelt, et ma olin võimeline ennast väljendama siia tulles. Aga see on kõik tänu Eesti koolisüsteemile. Need minu inglise keel oli, lugemise võimu oli mul olemas siia maale tulles. Aga muidugi ja rääkimise keelt tuli õppida. Säilitage eestlus.
inglastele võib-olla meeldib rohkem, kui te olete säilitada, ei püüa inglane olla, mida te niikuinii ei ole. Ja selle tõttu ja selgitage eestlust kuidagi inglastega. Inglased on väga huvitatud Eestist. Ma olen rongis kohanud inimesi, kui ma tööle sõitsin, kes teadsid mine näo järele, kes ma olen. Victoriast sõitin rongiga Redilli ja need samad inimesed ja katsusid minule rongis lähemale tulla, et minuga juttu ajada, teadis, kes ma olen. Aga ma siiski ütlen veel kord, et mina ei ole ütelnud nii robustselt, kui inglane tegi midagi muud ja mina tegin midagi, mis et meil tegi Eestis nii. Ei ole, ei maksa öelda, nemad teevad nii, te olete siin, tehke nii.